Kile vahele paigutatavad mängud. Selles videos saame teada, kuidas mängida Osobotiga korduvkasutatavate värvikoodide abil ja millised põnevad mängud sind ees ootavad. Oled nüüd kindlasti proovinud palju värvikoode ise joonistada. Tõepoolest, nende ise tegemine võtab päris palju aega. Proovime vahelduseks mängusid, kus saame kasutada juba valmis trükitud koode ja aeg kulub hoopis õigete koodide valimisele. Võta mänguväljakute pakist lehed number 16, 17 ja 18. Nüüd võta ühed kilekaaned ja aseta lehel number 16 asuv kalibreerimisleht kilekaante vahele. Mäletad, mida me rääkisime kalibreerimisvideos? Just, kui läheme Osobotiga teistsugusele pinnale mängima, peame Osoboti silmadele kalibreerimisega õpetama, mida sellel pinnal täpselt näha. Hoia sõrme lüliti peal seni kaua, kuni Osobotil hakkab valge tuli vilkuma. Lase lüliti lahti ja aseta nüüd Osobot mustale ringile. Osobot vilgub veel natuke aega valgelt ja sõidab seejärel ringist edasi, blinkides siniselt ja roheliselt. Seejärel lülitab Osobot ennast välja. Korras. Võtame ette lehe 17 ja vaatame, milliseid reegleid tuleb arvestada korduvkasutatavate koodide kilele kleepimisel. Tundub, et reeglid on samad nagu käsitsi joonistamisel. Kood tuleb asetada mustade joonte vahele, ei tohi panna viltu joonele, ei tohi panna kurvile ja tuleb asetada enne ristteed. Võtame kalibreerimislehe kilesest välja ja asetame sinna esimese mängu, mis asub lehel number 18. Võtame kleepekate lehed, mille abil hakata ülesannet lahendama. Rada algab vasakult ülevalt, kuhu on kirjutatud start. Meie ülesanne on paigutada rajale juhtimiskoode nii, et Osobot ei satuks ohtlikult lõppevatele radadele, vaid jõuaks õnnelikult finišisse, mis asub all paremas nurgas. All vasakus nurgas on meile ette antud ülesande lahendamiseks 4 koodi, millest iga ühte tohib kasutada ainult ühe korra. Need on 2 korda go straight, mine otse, ja 2 korda go left, pööra vasakule. Paneme Osoboti raja peale ja hakkame koos nuputama. Hakkame tasapisi sõitma, jõuame esimese ristteeni. Paremale pööramise koodi meil ei ole, siis järelikult saame panna siia otse minemise koodi. Liigume edasi ja jõuame järgmise teede ristumiseni. Siit tuleb kindlasti vasakule pöörata ja see kood on meil olemas. Liigume edasi. Jõuame järgmise valikuni. Siit tuleb nüüd kindlalt otse minna. Liigume edasi ja viimane valik. Pöörame vasakule ja olemegi mängu lõppu jõudnud. Nüüd on paras aeg kavandatud rada järele proovida. Võtame kleepekate lehelt vastavad kleepekad ja asetame need õigetele kohtadele. Pane tähele, et koodidel on ka kindel suund, sest koodist teistpidi üle sõites võib tal olla hoopis teine tähendus. Paneme Osoboti käima ja asetame stardipositsioonile. Vaatame, kas õnnestub. Ja tuligi välja. Koodide kilelt äravõtmiseks ja lehele tagasipanekuks võid proovida lehte kergelt tagasi murda, et kleepeka serv paremini lahti tuleks. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Väljakutse. Võta välja juhtimiskoodide kleepekad, lehed number 16–18 ja kilekaaned. Kõigepealt kalibreeri Osobot kilekaante vahel. Seejärel aseta kaante vahele mäng number 18 ja lahenda see läbi. Tuli välja. Proovi ka ülejäänud 7 mängu, mis asuvad lehtedel number 19–25.